Hea lapsevanem, tore, et oled taas meiega. Täna jagame sinuga üldiseid soovitusi tõhusaks õppimiseks, mille rakendamine on kasulik nii kooliõpilastele kui ka täiskasvanutele. Vaatame neid soovitusi nüüd lähemalt. Selleks, et saaksime koolis ja kodus õpitu päriselt pikemaks ajaks meelde jätta, on meil vaja piisavalt und. Magamise ajal toimubki kogu päeva jooksul kogutud info töötlemine ja talletamine. Harvardi ülikooli uuring näitas, et need õpilased, kes magasid öösel hästi, suutsid õpitud 35% paremini meeles pidada kui need õpilased, kes õppisid öösel enne testi. Selleks, et õpilane saaks kodus keskenduda õppetööle, on vaja eemaldada kõik võimalikud segajad. Nendeks võivad olla telefon, söök, muusika, lemmikloomad või teised tegevused, mis võtavad tähelepanu pidevalt õppimiselt ära. Arutage oma lapsega, mis on tema jaoks sellisteks segajateks ning aidake tal leida viise, kuidas neist õppimise ajaks eemalduda. Kuigi segajad on eemaldatud, võivad mõtted keerulisemate ülesannete puhul ikka rändama minna. Üheks abistavaks võimaluseks on taimeri kasutamine õppimise ajal. Laske õpilasel seadistada endale taimer 25 minutiks, mille jooksul keskendub ta ainult õppimisele. Kui taimer heliseb, siis saab teie laps lubada endale 5-minutilise puhkepausi ükskõik milleks. Oluline on pärast pausi taimer taas tööle panna. Need väikesed pausid aitavad lõdvestuda ja muuta õppimist kiiremaks ning tulemuslikumaks. Uurige oma lapselt, kas ta vajab abi taimeri seadistamisel ja õpiaegades kinnipidamisel. Nagu enne välja tõime, siis salvestab aju õpitu öösel, kui me magame. Seetõttu on oluline õppida iga päev väikeste juppide kaupa, sest une abil saame õpitu paremini kinnistada ning järgmisel päeval õppides on varasem info meil oluliselt paremini meeles. Proovige seda koos oma lapsega. Võtke veidi suurem õppetükk, jagage selle õppimine nädala peale 15-minutiliste osade kaupa ning jälgige, millised on õpitulemused. On tõestatud, et õpitu jääb paremini meelde, kui õppida sama asja erinevates keskkondades. Näiteks tehti katse, kus üks rühm õppis sõnu ühes ruumis, kuid teine rühm samu sõnu 2 erinevas ruumis. Erinevates kohtades õppinud grupp mäletas sõnu lausa 40% rohkem. Arutage oma lapsega, milliseid erinevaid õppekeskkondi saate teie oma kodustes tingimustes kasutada. On selleks lapse tuba ja köök, rõdu ja magamistuba või mõni muu lahendus, näiteks erinevad kohad samas ruumis. Tänapäeval usutakse, et positiivsed tunded on väga tähtsad, et tõsta oma õppimisvõimekust. Seega on oluline, et õpilane teeb endale õppimise võimalikult nauditavaks. Selleks saab muuta end ümbritseva õppekeskkonna mugavaks või kasutada õppimiseks erinevaid mängulisi viise. Ka mängimine võib olla õppimine. Jagame teiega nüüd 3 lihtsat näidet, kuidas erinevaid õppimist toetavaid strateegiaid kodus koos oma lapsega saaksite kasutada. Näiteks esimene mõte. Segajate eemaldamiseks võiks õppija viia telefoni ja teised segajad endast kaugele. Nii on kindel, et väikesed sõnumid kaaslastelt või teavitused erinevatest rakendustest ei sega õppimist. Seejärel seadistada taimer 25 minutile ja võtta õppimisest paus alles siis, kui taimer tööle hakkab. Oluline on pärast lühikest pausi taimer taas tööle panna. Teine mõte. Lihtsam on tegutseda, kui on olemas kindel plaan. Pange koos lapsega paika, mis kell tuleb minna magama, et saada kätte vähemalt 8-tunnine ööuni. Seejärel jagage ära, millises vahemikus iga päev laps õpib ja mida. Näiteks, millistel päevadel ja kui kaua õpib ta võõrkeelt, matemaatikat, muusikat, ajalugu või teisi aineid. Oluline, et õpitav oleks jagatud väiksemateks juppideks mitmele päevale nädalas, selle asemel, et õppida üht teemat mitu tundi ühel õhtul. 3. näitena soovitame kasutada õppimiseks erinevaid ruume. Laske lapsel seadistada taimer ja õppida ühes ruumis 15 minutit, seejärel puhata 5 minutit, vahetada ruumi ja õppida teises ruumis sama asja 15 minutit. Vajadusel korrata sama järgmisel päeval. Aitäh, et olid meiega. Soovime sulle põnevat katsetamist, eksimist ning oma perele parima võimaliku lahenduse leidmist. Kohtumiseni järgmises õpiampsus juba uuel nädalal.